Ma käin poes ära ja siis hakkame Harku järve poole liikuma. Siis vaatame, reedel vaatame siis, võtame selle asja, võtame reedel kaasa, kui Timo Lillatittaga või Titta Lillaga sinna Harku järvele lähme. Praegu lähme käime poes ära ja pärast poes käimist me siis põrutame kuhu vaja. Pärast poes käimist põrutame siis kuhu vaja Harku järve peale. Ja siis lähme naudime seda mõnusat eilest. Ma muuseas eile tegelesin asjadega kummitöödega. Ehk siis mul oli kuskilt vanast ajast järele jäänud Super-Attaki liimi. Ja selle Super-Attaki abil ja vinüüli abil, mille ma vinüülkummipaadi küljest lõikasin, sain siis ära parandada oma kummikud. Et ma siin eile tegelesin kummipaadi küljest lõigatud vinüülmaterjali abil kummikute parandamisega ja nüüd täna lähen siis katsetan ka kummikuid ühtlasi. Vaatan, mis mu kummikud teevad. Ma avastasin kummikute seest 4 auku. Siis kui ma vannitoas kummikut vett täis lasin, siis hakkasin need augud vett läbi laskma ja siis ma leidsin need augud tänu sellele ülesse. Ja eks me nüüd vaatame, mis edasi saab, sellepärast et kui seal on veel auke, siis ma leian ka need augud ülesse. Aga ma ei usu, et seal eriti auke on, sest kui ma kummikute täielikult vett täis valasin, siis nad andsid kõik oma augud välja. Et kummikud andsid kõik oma augud välja, 4 auku oli, 4 auku sai ära parandatud. Nüüd vaatame siis, mis edasi saama hakkab, praegu aga poodi.
Tere. Davai. Kurat aitäh. No. Vahet ei ole, saame. Nüüd ma võtsin natukene toitu meile Arkujärve peale kaasa. Võtsin ka jäätud. Näete, siin on siis selline kogu minu menüü täna. Ega ma rohkem midagi enamat kätte poest ei saa. Oi, näe, taro. Nii, ja nüüd lähme siis koju ja kohe, kui oleme kodus asjad kokku pakkinud, põrutame Arkujärve peale, et näha, kas kummikud peavad vett ja kas meil on mõnus hakata seal oma asju edasi toimetama. Kas meil tekib täna kliente ka või ei teki? Aga praeguseks ajaks võime rahulikult pausi peale minna. Nüüd oleme siis koju jõudnud. Ma panen asjad ära ja siis hakkame liikuma. Palju meil täna toidukraami ei ole, aga sõita pisiratta peal sees saame. Nii. Ma võtan vahepeal veepudeli välja kohe. Ma võtan selle ära, ma võtan siit kotid selle veepudeli välja, mis ma siia panin.
all on üks veepudel, seda ei ole vaja ja saia on meil ka. Seda mul ka vaja ei ole enam. Saia ma jätan koju. Kaasa. Riitanen kõik ilusti. Täna ma ujuma ei lähe. Aga koti sisse ma panen lihtsalt ainult vajalikud asjad. Nii minu mobiiltelefon tuleb kaasa loomulikult. Selle ma täielt õigusega arvan oma inventaari. Nii. Siis tuleb veepudel ja need pakid selle Shrimpsiga tulevad kaasa. Siis lähme toome kelgist jalgratta ja asume teele. Nii, 3 pakki Shrimpsi. Võtame kaasa. Kogu muusi. Arvan, et jalgrattaga sinna järve äärde sõitmist ma filmima ei hakka. Esiteks ei ole sellel mingit mõtet, sest see raiskab lihtsalt ainult aega. Ja akut raiskab see ka väga. Nii, Shrimpsid panin ilusti siia kuhu vaja. Nüüd võib hakata liikuma. Toon sellised asjad ka ära. Seekord ma jätan ratta just ikkagi koju. Ma ei tea veel, mis ma teen, kas ma jätan jalgratta koju või ma võtan ta kaasa. Ma vist ikkagi lähen rattaga. Rattaga saab kiiremini. Aga samas kui rattaga minna, siis on jälle see probleem, et siis on jälle, kuidas ma ütlen, tegemist väga palju. Nii. Ühest asjast ma olen aru saanud. Jäätised seda sõitu vastu ei pea. Ja kuna jäätised ei pea seda pikka sõitu vastu, siis ma pean jäätised kõigepealt ära sööma, enne kui ma Harku järve äärde lähen. Jäätised juba sulavad. Uskumatu, kui ruttu nad sulama hakkasid. Jäätised on otsas, on aeg liikuma hakata. Mingem siis nüüd täiega suve nautima. Sest mina igatahes lähen suve nautima Harku järve äärde, kus on mõnusalt sügav, hetkel veel päris külm vesi, kuid sellegipoolest nauditav. Sest ega ma täna ujuma ei mõtle minna, ma mõtlen laeva peale minna, omaenda laeva peale.
selle sama laeva peale, mida ma nii pikalt ja kaua ehitanud olen ja oodanud olen. Mille ostmist ma nii kaua olen oodanud ja mille ehitamist ma olen nii kaua teostanud. Täna saame siis näha, kas mu kummikute parandamisest on kasu ka. Täna siis näeme, kui palju minu kummikute parandamisoskusest abi on. Aga nüüd kohtume siis Harku järve ääres, siis kui ma kummikuid jalga olen pannud. Nüüd siis oleme jõudnud Harku järve äärde ja ma panen kummikuid jalga, lähen toon laeva ära. Enne seda teen ma loomulikult väikest põie kergenduse, sest põis on jõle täis. 4 jäätist üles sulatada ja ära töödelda pole mingi kerge töö mu organismile. Nii. Nüüd aga kummsad jalga ja suve nautima. Nii nagu tõelised suvenautijad seda teevad. Kui täna tuleb mingisugust reisiseltskonda, siis võtan nad rõõmuga vastu, kui ei tule, ei tule. Matid on täiesti kuumad, tulised, sellised, kohe jalgadel on mõnus soe, tala alt üles hõõguma. Aga nüüd paneme kummikud jalga ja vaatame, mida kummikud meile täna näitavad. Kas kuskil on põhjust muretsemiseks, et on auk sees kuskil või niimoodi, või siis jällegi, et ei ole. Selle saame kohe teada. Keskkond ei ole muutunud, sügavused on ikka samaks jäänud. Oh, issand. Need kummirihmad tahavad otsad anda. Vaadake neid kummirihmasid. Kummirihmad on selles vannis kummikute veega täitmise pärast järele andnud, aga samas, kuidas ma muidu need augud oleksin välja peilinud, mis kummikute sees on. Nendes kummikutes olid räiged augud sees. No mis ma siis teen? Ma pean ju augud selleks üles leidma kummikute seest, et need ära parandada. Ma ei saa ju parandada auke, mida ma ei leia üles või mida ma ei näe. Nüüd vaatame, kas mu munad püsivad kuivad või mitte. Sest vee sügavus on säilinud sama. Me lähme jälle kuni vööst saadik sügavasse vette, mis ei ole soe. Juba läbi kummikute tunnen külma. Ainult, et mitte külma ja märga, vaid ainult külma. Tähendab, rohkem auke kummikutes ei ole hetkel. Jalad püsivad kõik kuivad. Kummikud on seest niisked, sest vaata, nad on vett täis olnud ja nad ei ole veel ära kuivanud, sellepärast on kummikud niisked seest. Aga ma tunnen, et vett ei tule kummikute sisse. Ma tunnen seda. Ja see teeb mind rõõmsaks, sest see saab tähendada ainult ühte. Kummikud on korda tehtud. See kummiliimi ja vinüül kummipaadi materjali kokku sobitamine tasus ennast ära. Laev seisab praegu otse meie ees. Näete, seal meie laev seisab ja ootab oma meeskonda.
Täna on neljapäev, täna Timo Tittalilla ei tule siia oma jalgadega nühkima. Tema tuleb homme, siis kui reede koitma lööb. Siis hakkab Timo Tittalilla oma jalgu vastamisi nühkima minu laeva pardal, nagu tal see alati kombeks on olnud. Jaa, ma täpselt tean. Just nii. Nüüd aga lähme ja tõmbame ankru ülesse. Nüüd oleme siis laeva toonud siia sadamasse kliente ootama. Ise lähme toome kotid ja sandaalid ilusti ära laeva peale. Ja siis vaatame, kas lähme teeme üksi ühe sõidu või tulevad teised ka kaasa. Siin inimesed üldiselt ei taha väga vesijalgrattaga sõita. Kalmer juba helistab. No räägi. Kuule, järve ääres olen. Kuule, ma olen juba järve peal, jah. Saadama päeva kuskile korra panna niimoodi, et mul on nii praegu mingi pooltund. Mul ei ole poole vaada, võtta ja paega. Et ma jõuaks sinna. Harku järve äärde või? Harku järve äärde või? Ma olen kõõle, ma räägin. Okei. No ma arvan küll, eks ma tulen. Ja. Okei, ma tulen. Teeme nii. Kalmer on jälle hakanud jonnima, jälle vanad trikid. Unustas oma selle sure tööriided tuppa. Ma ei saa aru, miks ta läheb välja, kui ta teab, et mul on iga päev Harku järve ääres asja. Ja miks ta läheb välja niimoodi, et ta ei võta oma tööriideid kaasa, kui ta väga hästi teab, et mul on Harku järve ääres tegemist. Nüüd ma pean ekstra tema pärast tagasi koju sõitma, sellepärast, et temal on see tüü-tätä. Tema tahab oma riideid, aga ise ta läks välja terveks 2 tunniks. Ma jõudsin vahepeal isegi poes ära käia, samal ajal kui tema 2 tundi istus väljas, tegi kurat teab mida. Ja nüüd, kui mul on vaja Harku järve ääres omi asju ajada, nüüd temal on, mul on riided toas, ma pean kell 5 tööle minema, Nüüd on tal kohe kisa lahti. Jälle pean muidugi mina hakkama edasi-tagasi jooksma. Ta lubas tegelikult üleeile või eile nendel 2 päeval tagasi maksta selle raha, mis ta minult Soome sõiduks laenas väidetavalt Soome sõiduks. Mingi 41 € või midagi sellist. Aga sa kujutad ette, ta ei maksnud seda tagasi. Tema pärast mul on ainult 68 €. Mul oli ennem, kui ta laenama hakkas, 213 €. Ja sellest on nüüd järgi jäänud ainult
68 eurot. Ja põhjus lihtne. Ta raiskab minu raha. Varsti on ta sealt läinud nagu niuhti. Seepärast, et kohus juba käskis ta välja visata. Ma ei saa kohtu käsku eirata. Kohus juba käskis selle parasiidi välja visata, kes ei maksa üüri ja raiskab mõnusalt mu rahasid ja nii et varsti tal enam siin minu juures pikka pidu ei ole niikuinii. Lolli mängida oskab, aga aru ei saa. Mul on ka oma elu elada. Kui ta üüri on ta mulle võlgu 200 eurot. Ühesõnaga 391 eurot on ta mulle võlgu ja ma olen täitsa kindel, ta ei maksa seda mitte kunagi mulle ära. Sellepärast ma kavatsengi Marikale varsti helistada ja öelda, et ta aitaks mul sellest parasiidist lahti saada. Sest see on totaalne parasiitlus, mida ta esindab. Ta on ikka täielik parasiit. Sööb ennast minu rahakoti arvelt täis. Selles mõttes, et laenab raha, läheb välja, kaob mitmeks tunniks ära ja siis tuleb jälle tagasi. Ma juba hakkan teda vaikselt harjutama mõttega, et tal ei ole enam minu juurde mõtet jääda. Ma panen asjad siit kokku. Ja siis liigun tagasi Iivakusse. Lihtsalt sellepärast, et see pisike jonnipund saaks oma tööriidet kätte. Aga minu poolest ta võib rahulikult jätta üürid ja asjad maksmata, sest ma ei taha teda enda juurde pärast seda parasiteerimist, mis ta mulle korraldanud. Ta on normaalse inimese moodi elada ja kui tema sellest aru ei saa ja ei lase, no siis tõesti, sorry, mul ei ole mitte midagi teha. Jälle läheb klientide teenindamise päev raisku, sellepärast, et parasiidil on vaja jälle hakata minu kulul oma, ma ei tea, mis haigeid fantaasiaid rahuldama. See jääb nii vihaseks. Ja tegelikult see, mis ma ütlesin Aivarile sõnumiga, et kohtunik viskas selle Kalmeri välja, see on tegelikult tõsi. Kalmer lihtsalt ise veel ei saa aru, et enam ei ole tal võimalik minu juures parasiteerida. Ongi kogu muusika nii, asjad on kokku pandud. Nüüd tuleb väike paus. Ma sõidan korraks koju, ajan asja joonde ja siis näeme varsti jälle siin Harku järve ääres. Ma ei hakka isegi kummikuid jalast ära võtma. Ma sõidan praegu ühes kummikutega. See on ikka täitsa loll inimene küll. Nii et näeme siis varsti. Et praegu mind ajabki kõige rohkem närvi see, et vähe sellest, et ta võtab oma 2 kotti mingisugust, läheb välja, on 2 tundi väljas ja see on päeva magusam aeg, kui mina saaksin raha teenida. Vähe sellest, et üürida ei maksa. Nii. Oma võlga ta mulle tagasi ei maksa. Aina laenab juurde ja
laenab juurde ja laenab juurde kogu aeg. Nüüd hakkab veel takistama raha teenimist laeva abil. Ma pean jälle laeva oma pead jätma üksinda, sellepärast et temal on vaja hakata lolli mängima. Aga minul on vaja hakata raha teenima selle vesiveloga. Aga praegu peavad kliendid jälle kõik ootama, kliendid lähevad minema. Ma jään klientidest ilma, sest temal on tähtis see, et mina 2 tundi passiksin päeva magusamast ajast toas. Ma ei saa nagu aru, kelleks ta ennast peab. Mingisuguseks korteriisandaks või? Et kõik peab tema tahtsi käima. Ja siis ise täiesti süüdimatu näoga vaatab pealt, et oi, aga mina pole midagi teinud. No on parasiit. Aga ma juba kas täna või homme helistan Marikale ja palun abi parasiidi välja tõstmiseks. Ja küll Marika juba aitab selle parasiidi välja tõsta. Tema lolluste pärast ma jään klientidest ka praegu ilma. Praegu on päeva parem aeg. Praegu on päeva kuumem aeg. Enam kuumemaks see päev ei lähe. Ja ei. Temal oli vaja mind 2 tundi tuppa passima jätta. Ja ma mõtlesin, et oi, Viljar passib 2 tundi toas, kuni mina 2 tundi õues laian. Mingu sinna kassi saba alla. Mina ei kavatse 2 tundi toas passida seni, kuni tema seal väljas hängib ja lõbutseb. Seda enam, et mul on raha vaja. Ja ma pean raha koguma. Kuradi moodi ta mõtleb, et ma raha inimeste käest kätte saan, Lähen vargile või? On loll, no tõsiselt. On loll, ausõna. Nüüd oleme siis kodus. Ta pidi ukse taga ootama mind. Ukse taga, nagu näete, pole mitte kedagi. Järjekordselt narrib mind. Ja siis mina muudkui oodaku tema järgi nagu mingi kutsikas. No narrigu. Ma arvan, et täna ma ei hakka Marikale helistama, aga esmaspäeval ma helistan Marikale. Ütlen, et vaat selline asi on, et see inimene jätkuvalt parasiteerib. Ära minna ei taha. Mängib lolli mulle, kõik. Kui tuleb keegi kolmas ja viskab ta välja, siis on selge pilt, et ta ei saa mitte midagi enam teha. Siis tal pole enam mingit õigust minu kallal närida. Ise ta tahtis niimoodi, las siis olla niimoodi. Kui talle ei meeldi see pole enam minu probleem. Ei saa olla minu probleem see, mis lihtsalt ei ole minu probleem. Tema tahab minuga lolli mängida, las ta siis mängib. Ma järgmine kord pean need padjad siit kaasa võtma, kui ma nüüd täna õhtul tagasi tulen. Siis ma võtan need padjad ja viin need esialgu tuppa, need laeva ninas läheb neid patju tarvis, seal on hea päevitada nende patjade peal. Või lähevad need sinna taha. Aga praegu las need padjad olla. Praegu ootame parasiiti. Mul ei ole aega hakata neid patju praegu kuskile transportima. Tegelikult ma võin nad sinna poe korvi transportida. Ma transpordin need padjad poe korvi. Ja siis vaatame edasi, mis saab.
transpordin need tervemad padjad sinna poekorvi ja siis vaatame edasi, mis saama hakkab. Siin on seda käsna sees, seda käsna võib mul vaja minna. Siis kui ma mingit asja seal laeva peal jälle käsnatama hakkan. Aga praegu ootame vahvat parasiiti, Kalmer Thompsonit, kes ei suuda kuidagi aru saada, et on väga alatu teiste tagant niimoodi raha välja pinnida ja siis teisi kannatama jätta. Eks me nüüd vaatame ja ootame, mida see kratt teeb. Kui ta lähima poole tunni jooksul ei taha tulla, siis pole mul mitte midagi teha. Minu aeg. Ja kui tema arvab, et võib raisata minu aega, siis mingu perse. Selline suhtumine, et umbes, et kui ma Kalamehe kummikutes augud ära parandasin, siis tema ütles, et kahju, et sa õnge ei leidnud, sa oleks pidanud õnge leidma. Et Kalamehe kummikud, need on nonsense. Et umbes Kalamehe kummikud pole mitte midagi väärt, et ainult õng. Mis kasu sellest õngest on, kui seda õnge ei saa kasutada ilma Kalamehe kummikuteta. Mingu sinna külma vette, kui ta nii väga tahab. Mina oma jalgu külmas vees märjaks teha ei kavatse. Aga kui tema tahab oma jalad külmas vees märjaks teha, andku mõnuga tuld. Täie rauaga kütku aga sisse. Vaatame, mis tunne tal on, kui jalad läbi märjad on ja külmad on. Ta ei saa aru sellest, et praegu ei ole Arkujärve vesi enam nii soe, et seal ujuda saab, sest seal on vahepeal temperatuurid langenud. No las norib. Praeguseks on mul 213 eurost järgi jäänud ainult 68 eurot. Tubli töö parasiidi kohta. Suutiski mul sularahakonto sisuliselt tühjaks teha. Ja nii kui ta laenu tagasi maksis, nii laenas kohe uuesti välja. No mis kuradi kasu sellest laenu tagasi maksmisest on, kui ta niikuinii laenatud raha kohe uuesti jälle välja laenab. Maksab laenu tagasi, maksab tagasi selle raha, mis ta laenas ja siis kohe uuesti laenab jälle välja. Siis kohe jumala sama päev või järgmine päev juba jälle laenab selle sama raha välja, mis ta mulle tagasi maksis. Väga palju kasu sellest parasiidist, ma ütleks. Et ma arvan, et ma ei viitsi siin lõputult oodata seda parasiiti. Praegu läheb päeva magusa moment raisku, sest parasiidil on vaja lolli mängida. Nüüd ta jätab mind siia passima. No eks ma siis passin siin. Istun ja ootan. Nii. Oma laeva vanaparkla ma hävitasin ära, panin need kivid kõrvale. Kui mul need vaja on, siis ma jälle võtan. Ja näed, selline näeb siis see parkimiskoht välja ja miks ma need kivid siit ära võtsin,
Põhjus on väga lihtne. Kui laev tuleb tagasi siia talvekorterisse, siis tuleb ta tagasi mattide peal. Ja matid ei lase tal siia mulla sisse vajuda, nii et siis ta on mul jälle akna all ilusti, nii nagu peab. Ja need kivid hakkavad lihtsalt segama. Aga ma ei saa lihtsalt aru, mis asja sellel parasiidil nüüd on siis. Ta ilmselt himustab jälle mingisugust sigadust korda saada, läheb kindlasti laeva peale laevaga sõitma. Tahab mind lihtsalt laevaga sõitmisel mängust välja jätta, kõrvale jätta. Arvab tõesti, et ma olen nii loll, et ma lasen seda teha või? Kuradi kohast on, ma ei saa aru. No jõudu. No kohe nii rõõmus meel. Lõpuks ometi. Noh, nüüd me siis ootame ja vaatame, kuidas Kalmer mu ilusa raha teenimise päeva lihtsalt ära raiskab. Samas ma juba ammu mõtlesin, et ma selle kiviplaatide peal oleva parkimiskoha peangi nii ära hävitama. Esiteks ta jääb muru niitmisele ette, teiseks ma ei kasuta teda enam. Seepärast, et mul on nüüd transpordimatid, mis ma ostsin 120 euro eest. On parasiit, nüüd oota seda parasiiti, see jälle tuusib kuskil linna vahel ringi, hängib sõpradega, ajab loll juttu ja mina muudkui oodaku siis. Ma võin täitsa kindel olla, et kui ma nüüd Harku järve äärde tagasi lähen, siis ta hakkab jälle helistama, et kus sa oled, mul on nüüd riided toas. Täiesti, ma ei tea. Ma lasen selle asja korda ajada. Esmaspäevaks on see parasiit siit läinud ju nii kui niuhti. Ja siis on kõik läbi. Siis pole mul selle parasiidiga enam mitte midagi teha. Ta pidi poole tunni pärast siin olema. Nüüd ma istun juba ligi tund aega toas. Päev on raisus. Vahin telekat. Praadanik on nii loll inimene, et no anna olla. Siukse parasiidi järgi ma pean siis nüüd ootama. Ma arvan, et ma vaatan selle Simpsonid ja Kutsuge Cobra 11 ära ja siis ma lähen minema. Mind ei huvita, mida see pätt endast arvab. Luuser saabus. Jaa. Kohe, jah, suhteliselt. Kindlasti asjad vaja, ma olen viieks olen peale olema juba tööl linna teises otsas. No jah. Siin on jälle mul 2 bussiga sõita ja rammi ja tolli. Noh. Soome mineku laisi. Noh. 4 euri tee mulle. Saab ümmarguni joonistada, õhtal saab selle tagasi. Praegu ma ei saa, mul ei ole enam seda raha. 4 euri ikka läinud mulle kopikaid. Praegu ma ei saa enam laenu teha. Mul on just praegu vaja, õhtal saan sulle tagasi. Ma olen tööl, ma annan sulle kopika peal. Ma panen sulle rohkem lauale. Ole täis. No okei.
Vaata äkki välja. No okei. Jälle tahab laenata, jälle hakkab laenamine pihta. Ei saa inimene aru, et mul on raha vaja. Ja ikka sama tihti lubatud. Juba täna õhtul maksab raha tagasi suurema summa. Ma ei usu seda. Millal tema mulle midagi tagasi on maksnud. See on anekdoot. Aga nüüd lähen ma Harku järve äärde klienti teenindama. Tema mingu tööle ja olgu rahulik. Aga nüüd väike pausi aeg. Nüüd me oleme taas minu kalli Alondra Vendeli kapteni sillal ja liigume kiiresti kaugemale kaldast. Kalmer tahtis minu käest 4 eurot täna laenata praegu. Ma viisin prügi välja, võtsin ratta, sõitsin minema. Ta lubas mulle muide täna õhtul, kui ta kell 11-12 koju jõuab, suure summa kohe letti visata. Aga täpselt sama lubas ta mulle ka siis, kui ta Soome sõidu raha laenas. Kui ma andsin talle 41 eurot Soome sõitmise raha, siis ta lubas selle mulle kas homme või ülehomme tagasi maksta. Lasin need 2 päeva niimoodi ludinal mööda, et siis eile oli tal viimane